Nii, ma alustan siit maja juures selle sibulille tuuriga ja siin maja servas on kõige soojem koht. Ta on tamme all küll, aga kevadel paistab siia väga ilusti päike. Ja siin alustavad esimesena õitsemist erinevad krookused. Krookused on jäänud juba teiste sibulille lehtede varju, aga nemad on esimesed, kes siin tulevad. Ja praeguseks, meil on aprilli lõpp peaaegu, õitsevad siis erinevad siniliiljad. Siis hakkavad ka ühed erilised tulbid siin õitsema sellise punaka õiega. See on mingisugune tulbiliik. Siis hästi huvitav on näha, kuidas moodustavad siniliilijatega kontrasti nüüd see kollase lehega kõrreline. See on nüüd saluhein, aureum, mis on kevadel hästi efektne just. Siis loomulikult ei tasu ära unustada, lisaks sibulilledele on ka kevadised õitsejad kopsurohud loomulikult, siis need lumeroosid, eks ole. Ja siia vahele on istutatud ka juba mõned sarvkannikesed. Ja priimulat on ka siin üks puhmas, aga lähme tahapoole, seal on natuke rohkem neid. Nii, siis siin on ka siniliilijad päris, ikka on natukene. Siis ära on õitsenud seal tagapool juba lumikellukesed. Seal on päris palju meil lumikellukesi jagatud ja see ala on päris suur, kus lumikelluke on olnud. Aga üks peenard, mis on hästi sibulillede rohke, just varakevadel, on meil siin selle turba peenra otsas, kus on siis praegu need nartsissid täisõies, lumeroosid juba täisõies, mis ei ole loomulikult sibulilled, siis priimulad, kes annavad ka kaugelt sellist värvilaiku, värviefekti. Ja siin on ka päris palju siniliilijat. Et kui osadele inimestele on siniliilijad nii-öelda need vihatuimad sibulilled, siis meie aias on nad hinnatud just selle poolest, et nad on hästi tumeda, ikkagi siukse kevadise kärtsu värviga, sinise värviga. Putukatele nad täitsa meeldivad ja nad annavad peenral head efekti, pluss siis oma lehestikuga katavad ära juba mulla pinna varakevadest saati. Siis siit edasi minnes on veel üks huvitav sibulill, kes juba õitseb ja kes on ka siin paljunenud edasi. On siis puškiiniad. Jah, nemad on ka siniliilijatega suht sarnase õitsemisajaga. Ja loomulikult on ka näha juba sibulilli, kes tulevad hiljem, ehk siis erinevad laugud, need suurte lehtedega näiteks. Siis on siin sügislilled, ja osad kutsuvad sügiskrookusteks, mis on loomulikult üks hoopis teine liik, aga sügislilled, neil on natuke sarnane õis siis krookustele. Nende lehestik on praegu see tumeroheline seal näha. Et need on kõik siin ka püsikute vahel. Siis üks huvitav sibulill on harilik püvilill, jah, ehk keisrikroon. Temal on väga efektne selline lehestik ja muidugi suhteliselt varajane õitsemine ka, aga ta annab väga varakult kõrgust. Need on siin kuskil 60 centimeetrit umbes kõrged praegu. Et väga efektsed. Nii, ja siis loomulikult tulevad juba vaikselt ka tulbid. Varasemad sordid juba õitsevad, hilisemad veel mitte. Siis siin on vahele külvanud ennast ka mingisugused laugud, ilulaugud, et need tulevad kõik hilisemal ajal. Siin on tulpi püsikute vahel natuke näha. Et tulbid on meie aias ka päris palju rottide lemmikuteks, vesirottide lemmikuteks, aga ilma tulbita ka ei saa, nii et siis on üks huvitav väga varajane tulbisort, Show Winners, siuke tumepunase väikese õiega, aga väga silmapaistev ja kaugelt juba näha. Ja tema puhul on see, et ta tõesti alustab õitsemist väga-väga varakult. Show Winners on siis selle sordi nimi. Ja vaata, praegu on siin sellel alal näiteks hästi palju sellist nii-öelda tühja pinda. Siin on muidugi kõik püsikud, aga selle musta ala võiksid väga vabalt ära katta ka sibulilled, nagu näiteks lumikellukesed või siniliilijad
või puškiiniad. Ja ma lähen veel ühe koha juurde, kus on hästi ohtralt sibulille, kus me oleme nagu seda sibulille kujundust aastaid ja aastaid teinud, et see sibulilledega kujundamine, see võtab aega, sest sibulad on üsna kulukad, kui neid hakata nagu kõiki korraga ostma kokku, aga nad paljunevad ja kui sa oled valinud aeda sellised, kes paljunevad üsna kiirelt, siis sa saad ise neid paljundada ja selle võrra siis seda aeda edasi arendada. Aga siin on nüüd üks suur laik, suur roheline laik ja see on nüüd lumekupp. Lumekupp on üks kõige esimesi õitsejaid sibulilledest üldse siin aias ja tema on kenasti siin paljunenud, et kui ta algselt oligi ainult selle osa peal siin keskel, siis nüüd ta on, ma ei tea, 5 ruutmeetri suurusel alal või isegi suuremal alal, et ta on külvanud ennast edasi ja katab ilusti pinda. Tema all ei kasva praegu mitte ühtegi umbrohtu, sest et seal ei ole lihtsalt piisavalt valgust, aga sealt alt tulevad vaikselt juba püsililled, et tema vahel kasvavad näiteks hostad, üks floks on siin vahel, siis tagapool tulevad ka need kuldkingad, jah. Ja siis on erinevaid nartsisse ka, mis juba praegu õitsevad, mis võib-olla ei ole nii eduka paljunemisega. Siis on märtsikellukesed ka loomulikult. Märtsikellukesed, kui nad on hea kasvu koha peal, hästi toitainete rikka ja huumusrikka koha peal, siis neile ka meeldib, nad paljunevad edasi ja neid tasub ka praegu siis just jagada, et praegu, mis tähendab praegu kuskil aprilli lõpus, mai algul, siis kui pealsed on veel peal, aga õitsemine on juba läbi. Ja siis muudkui laiendada oma sibulillede alasid, et efekti tuleks ja samas, et see hooldus muutuks ka lihtsamaks.